Olen vahelduseks Tartu lennujaamas ning seekord lendan ma oma teisele maailmakarika etapile, mis toimub Itaalias. Olen Münchenis ning sõidan siit bussiga Bolzanosse. Buss jõuab Bolzanosse kell 1 öösel. Sealt võtan ma takso ja sõidan enda majutuskohtas. Buss jäi 1,5 tundi hiljaks. Kell on nüüd 3 öösel ja ma lõpuks jõudsin hotelli ja ma üritan homme mäele minna. Ma arvan, et Saisar Almi park on mu lemmikpark. Ilm on siin olnud terve nädal päikesepaisteline ja park on eriti mugav, nad tõesti teavad, kuidas head parki ehitada. Kuigi park oli väga mõnus ja hüpped eriti mugavad, oli mul ikkagi siin väga raske hüppama hakata. Iga kord, kui ma natukenegi valesti maandusin, jäin põlv valusaks. See leevenes selle aega, kui ma tõstuga jälle üles läksin. Järgmise ranni lõpuks oli põlv jälle valus. 3. päevaks oli mul põlv väga paiste läinud juba. Pideva põlvevaluga sõitmine on tõsiselt raske. Midagi uut absoluutselt õppida ei saa. Ma ei saa täielikult keskenduda enda trikkide sooritustele, vaid pidevalt mõtlen, et ma enda põlve rohkem ei vigastaks. Ma üritan hästi stabiilselt ja kukkumata sõita. Muidugi kukun hästi palju. Esimeseks eesmärgiks on siiski hetkel säilitada enda tervis niivõrd, et ma ei peaks operatsioonile minema ja suudaksin selle MK-hooaja sõita lõpuni ja siis korralikult enda põlve taastumisega tegelema hakata. Tänane võistluspäev on minu teine maailmakarikatapp on läbi saanud. Täna oli kvalifikatsioonid. Esimese ranni ma maandusin ära, aga ma ei saanud krääbe kätte. Sain selle eest üsna vähe punkte ja teisel rannil ma üritasin enda ranni parandada ja reilidel raskemaid trikke teha, mida ma ka tegin. Aga kahjuks ma esimesest hüppest kukkusin. This is number 18, Caroline Holte. Yep, Caroline Holte from Estonia. Nice front key out of that down rail. Up into the full jump. Holy! Handler of stuck and caught the rear wing. Got the landing there. Unfortunately. Seega jäi kirja esimese ranni skoor, millega ma jäin ka nüüd teiseks. 2 sõna mu tänase sõidu kohta. Väga hea. Make sure you get that pen back.